veel kord suur tänu sulle, Johannes Kudrin, heade missiooni tervituste eest Albaaniast, Klossi linnast Põhja-Albaanias, kus kuulutate evangeeliumi ja mõni küll rebis ka pühakirja puruks seal moslemi piirkonnas, aga olid neid, kes võtsid vastu. Ja nii jõuab evangeelium kõigi rahvasteni. Me palume, et Eestimaa kõik külad võiksid kuulda Jumala sõna, kõik alevid ja linnad. Las Jeesuse veri kosta nii Eesti kui Albaania eest ja las ta kõnelda Eestimaal. Me elame sellisel ajal, kus riigi piiridest püütakse läbi hiilida ja läbi tungida Leedus, Lätis, ka Eestis paika pandud piiriposte, piirikupitsaid tuleb kaitsta. Eesti saatis kilomeetrite kaupa okastraati lõunanaabritele, et nad saaksid kaitsta oma piiri. Tuleb kaitsta riigipiiri kui ka oma vaimulikku elu perimeetreid. Tänane sõnum ongi piirikupitsatest. Ja ma tajusin ennast mõni hea aeg tagasi, et kui me ei ole valvel, siis vaenlane kehtestab ennast ja tungib peale. Ei ole olemas sellist asja kui lihtsalt vaikselt olev kristlane. Me vajame riigipiiril valvekoeri, valvekaameraid. Me vajame vaimulikus elus ka, et meil see valvsus, see pilk, see sinu Jumala antud visioon, pilk koos Jumalaga, see valvekaamera ja see Jumala antud hoiatus, otse kui valvekoer, tõuseks üles ja tegutseks. Peame oma usuelu piiriposte valvama selge ja alandliku meelega, Issanda Jeesuse Kristuse pühas nimes ja lepingu veres. Palvetega tuleb seda piiri kaitsta, Jumala tõotustega. Õpetussõnad 22-28 loeme. Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud. Ja õpetussõnad 23-10 loeme. Ära nihuta igivana piirimärki ja ära mine vaeslaste põldudele. Sain sõna, et meil tuleb kaitsta oma piirimärke, piirikupitsaid, nii ajalikus kui ka vaimulikus elus. See, mis toimub kristlusega kogu maailmas on, et tungivad peale uued voolud, uued arusaamad, millega kristlus võiks nagu kohaneda, mida kristlus võiks veel sallida. Ja õnneks on neid kogudusi, kes on tulised, kes on soolased, keda ei õnnestu ära tinistada. Sellepärast peabki valvama. Ja selliste asjade jaoks peaks kogudustes olema ka vaimude eristusand. Et kui midagi hakkab toimuma ja võivad olla ka lihtsalt targad inimesed. Mäletan, meil vanasti seisis siin kuskil teise samba juures pastor Rein Uuemõisa vend, Haljand Uuemõis, ja ta valvas hoolega. Kogudusse tuleb keegi inimene, kellel võib-olla ei ole usk, ei ole esimene mõte, vaid tal on mingid teised motiivid. Selle all käisid ka julgeolekutegelased meil siin piilumas. Ja
tänu sellistele inimestele, kes on kogudusele nagu kõrvad ja silmad. Kogudus on kaitstud. Sõna, mille Jeesus jüngritele lõpuaegadeks jättis, on valvake. See peakski olema meie igapäevaelu hommiku silmade avamisest valvamine. Matteus 24:42, Jeesuse sõnad. Siis valvake, sest ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Ja 68. aasta tõlkes, Matteus 26:41, valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Kui paljud on sellega nõus, et meie liha on nõder? Päris mitu kätt. Ma usun, et see on tõsi, mis piiblisse on kirjutatud. Ja 68. tõlkes Luuka 21:36, siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma inimese poja ees. Apostel Paulus ütleb kirjas korintlastele esimeses kirjas 16. peatükis, salmid 13, valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks. Ja apostel Peetruse kaudu, 1. Peetruse 5:8, olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möirga ja lõukoer, otsides, keda neelata. Me ümber on nähtamatu maailm ja me enam tahaksime näha ingleid, kes meid saadavad. Aga meie ümber on ka teistsugused jõud, negatiivsed jõud. Ja sellepärast tuleb olla valvel. Tuleb kaitsta oma piire, piirikupitsaid. Kui su nimi on taevas kirjas, sa oled Jeesuse püha verega lumest valgemaks pestud, siis sa oled pärija. Kaitse oma vara, kaitse oma südant, oma puhast südametunnistust. Väga raske on, kui südametunnistus vaevas on. Väga raske. Oma usupojale Timotusele kirjutatud teises kirjas õpetab kogenud apostel noort meest. 2. Timotuse 1:14. Kaunist sinu hooleks antud vara hoia püha vaimu läbi, kes meis elab. 68. aasta tõlkes. Ja targa Saalomoni õpetussõnadest loeme veel. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Meie süda on vaimuliku elu keskus. Ja seda tuleb hoida enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Meie inimesed võib-olla kõige enam hoitakse, võib-olla rahakott, telefon, prillid, südant tuleb kõige enam hoida. Sellest lähtub elu. Sinu omanduses on üliauline ja kallis pärand, mis on antud Jeesuse Kristuse püha nime ja lepingu vere läbi. Jumal andis Moosese ja Aaroni kaudu Egiptusest väljaminemise ööl Iisraeli lastele korralduse panna veremärk kõigi Iisraeli laste kodude ukse piitjalgadele ja pealispuule. 2. Mooses 12:13. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute, kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlusi saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Veri hoidis langemise, õnnetuse ja leina Iisraeli laste kodudest eemal. Ja korraldus oli 2. Mooses 12, 22, 23. Võtke isopi kimpuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemad piitjalga kausis oleva verega. Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest, sest issand läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis issand ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajad tulla teie kodadesse nuhtlema. Paljud inimesed lasevad tänapäeval veel
oma kodusid, maaomandid, vara pühitseda, kaitse alla panna. Paljud teevad seda ise. Paljudel on ka nende töökohad, tööruumid sisse pühitsetud, et seal oleks rahu, ausus, sallimine ja kaitse. See on piibellik ja väga tähtis. Need kodud, mis olid Egiptuse maal talle verega märgistatud, jäid hävitusinglist puutumata. Vanad kunstnikud on joonistanud, kuidas surmaingel käib mööda Egiptuse maad, verine mõõk käes ja ta jõuab ukse juurde, millel on veremärk ja kunstnik on suutnud joonistada selle dünaamika, kuidas ingel pöördub, surmaingel kohe nagu hooga järgmise ukse juurde, pöördub sellest ära. Pesach, mööda minema, on paasapühade nimetus tegelikult. Pesach. Need kodud, mis olid talle verega märgistatud, jäid hävitusinglist puutumata ja surmi saanud sisse neid hävitama ja surmama. Kui surmaingel näeb verd, sinna kotta ta ei sisene. Veremärk on vaenlasele territooriumiks, kuhu ta ei saa siseneda. Meie lõpuaja kristlased oskame kasutada Jumalapoja valatud verd, talle verd ja nimetada seda oma kõigi laste peale, kodu peale, töökoha peale, kõigi asjade peale. Igat asja, mis meile on antud meie kätte, töö, lisatöö, tuleb kaitsta, kaitse alla panna, sest vaenlane ei maga. Ta hea meelega vallutab ja võtab ära kõik, mis on ilma kaitseta. 2014. aastal andis Hollywood välja ühe ülipõneva filmi Exodus, Jumalad ja kuningad, Exodus, Gods and Kings. See film on vändatud otse teise Moosese raamatu põhjal, 10 nuhtluse põhjal ja Iisraeli rahva Egiptusest väljamineku põhjal. Ja filmis väga head näitlejad. Vaarau osa täidab Joel Edgerton, ülihästi mängib seda. Vaarau tuleb siis peale viimast nuhtlust, esmasündinute surma. Tuleb varahommikul päikese tõustes, tuleb Moosese juurde. Ta on täielikult murtud, ta on nagu raidkuju. Ta on nii valust kange, et ta vaevu suudab liikuda. Ta vaatab jäise pilguga, läbitungiva pilguga Moosesele otsa, kelle osa täitis näitleja Christian Bale ja küsib selle küsimuse, mis on minu arust filmi kõige tähtsam küsimus. Milline Jumal on see, kes tapab väikeseid lapsi? Vaadates Moosesele otsa silma. Ja Mooses ütleb, sellise sisemise rahuga ja sellise veendumusega, nagu ta tuleks taevast. Aga Iisraeli lastel ei surnud ükski laps. Seda tähendab Jumala kaitse, armsad. Mul oleks hea meel, kui sa seda filmi näeksid ja seda dünaamikat ja näeksid seda säravat hommikut, kus kõigi Iisraeli laste kodud, ukse piitjalad, pealispuud on säramas talle vere märgis. Nii peaks olema Jumala lapsed kogu maailmas. Nende kodud kaitse all, talle verega märgistud, nende töökohad kaitse all, nende töö ja tegevus kaitse all, nende autod kaitse all. Me elame sellisel ajal, et me ei saa ilma Jumala kaitseta hommikul välja minna. Kes tark inimene on, see teab seda. Mulle on see film jätnud piiblit lugedes sellise mulje,
sellise puudutuse, et mina paneksin selle kolmandaks ja neljandaks filmiks, mida kristlane võiks vaadata, filmi Jeesus ja Kristuse kannatuste järel, on väga hästi räägib vaimulikest põhiväärtustest, Kristuse talle verest. Talle veri kaitseb sind ka tänapäeval, kui COVID-19 laastab maailma. Kui vaktsiin laastab maailma, täpselt samamoodi. Talle veri on antud meile üliauliseks ja kalliks pärandiks. Kui sa oled talle verega puhtaks tehtud päästmise hetkel, siis oled sa ka samal hetkel määratud Jumala poolt pärijaks. Sulle kuulub päästmine, tervis, püha vaimuga täitumine, vabadus pimeduste rünnakutest, igapäevane uuendamine. See on täisevangeelium. Sulle kuulub kogu see pärandus, täisevangeelium. Andestus ja rõõm on sinu. Rooma 14.17 loeme 68. aasta tõlkes, sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Prohvet Jesaja raamatu 41. peatükist loeme salmi 3. Sest mina olen issand su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda, mina aitan sind. Jeesus tõotas oma lammaste kohta, Johannese 10, 28-30. Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukku ja ükski kisu neid minu käest. Minu isa, kes nad mulle on andnud, on suurem kui kõik ja ükski ei saa neid minu isa käest ära kiskuda. Mina ja isa oleme üks. Kui me elame oma elu Jumala kartuses, põgeneme kurja eest oma palvete ja appi hüüdmistega, siis issand teab ka, kuidas meid varjata. Seal, kus hädaoht näib olemas lausa ilmne. Kuningas Taavet ütleb oma 37. psalmis, salmides 23-24. Issanda käest on mehe sammud ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi. Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest issand toetab ta kätt. Teeme vigu ka. Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest issand toetab ta kätt. Milline õnnelik kukkumine on selline, kus sa hakkad langema, aga sa ei kuku maha. Issand toetab su kätt. Väljapaistev Briti jumalasõna õpetaja pastor Maxwell White kirjutab oma raamatus Verevägi oma elust Inglismaal teise maailmasõja ajal. Ta ütleb, elasime üle mitmeid ohtlikke õhuhäireid, mil pommid vihinal igal pool lendasid, aga meil õnnestus lastega pikali heita ja suure osa sellest ajast lihtsalt magada. Jeesuse verekaitse oli nii reaalne, et näis nagu maganuks me tugevas varjendis. Tegelikult tavatsesime isegi rääkida tema verest kui maailma parimast õhuhäire varjendist. Pastor White ütles, et igal õhtul enne magaminekut palusid nad issandat katta oma verega neid, nende kodu ja lapsi. Ühel öösel kukkus 13 pommi maha 3/4 miili raadiuses nende kodu läheduses. Kui välja arvatud mõned väikesed purustused majas, siis jäid nad kõik ise terveks. Ikka ja jälle õpetas pastor Maxwell White oma kogudusele aktiivne, valjuhäälne verekaitse palumine, jätta kedagi hiialetta. Kui sa lähed, su ees on vaenlane ja oht, kui sa lähed Albaaniasse, Johannes, ja näed, et seal on ka neid, kes ei taha teid üldse näha, siis ütle, talle veri. Talle veri. Uued regioonid on vaja Albaanias vallutada evangeeliumile. Minna ja kuulutada evangeeliumi, kus ei ole 70 aastat mitte sõnagi räägitud Jeesusest.
avalikke koosolekuid peetud. Hebra 10, 22-23 loeme 68. aasta tõlkes. Astugem siis ligi tõelise südamega täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega, pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Huvitav sõnakasutus Hebra kirja autoril on. Ta õpetab, et Jeesuse vere piserdus puhastab meie südametunnistuse kurjast südametunnistusest. Mõni võib küsida, et kuidas saab Jumala lapsel olla kuri südametunnistus? Me elame maailmas, mis on langenud. Selle maailma Jumal on kurat. Ka mina ei oska lahti rääkida kõike, aga Hebra kirja autor saab küll kindlalt väita, et kristlasel võib olla kuri südametunnistust ja küll oleks tore, kui kristlane saaks kohe peale usule tulekut, veeristimist, kogudusse õnnistatud ja taevasse. Oleks imelihtne, ei peaks võitlema siinsete olukordadega, inimestega, asjadega, sageli ka oma rikutud liha ja imudega, mis püüavad ka end kirikus ja jumalalaste keskel kavalalt ära peita. Vanal ajal pandi maaomandile piirikupitsaid. Ma olen näinud neid vanaaegseid ristiga kive. Mõned ütlevad veel, et terraristaga ei tohigi seda risti sinna teha. Peab kuidagi teistmoodi saama hakkama. Aga need olid asjad, mida ei tohtinud tõsta ega liigutada. Piibel hoiatab meid piirimärkide liigutamise eest. Elame ajal, kus Jumala koguduses on inimesi, kes on ühes ja teises valdkonnas hakanud lubama endal asju, mida nad varasemalt ei lubanud, kompromisse tegema. Ja seda on valus vaadata sageli. Piirikupitsad on selleks paika pandud, et need sinna jääksid. Ja õnnis on see, kes oma esimese usu, selle radikaalse esimese armastuse usu suudab hoida lõpuni. Õpetussõnad 22-28 loeme. Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud. Piirimärgid tähistavad, märgivad ära territooriumi, siia vaenlane ei tohi tulla. Ja kõik, mis on piirikupitsate tagune, see on õigusjärgselt sinu omand. Paljud kristlike koguduste liikmed ei ole tänapäeval teadlikud nendest esiisade kätte võidetud piirimärkidest. Ja kurb on vaadata neid inimesi, kes on tõugata ja lükatud. Nende eludes ei ole paika pandud piirimärke. Siis ei saa olla ka võitja. Sul ei ole millegi eest võidelda. Meil ei ole küll ametlikku piiri Venemaaga, aga hea on näha neid piiriposte. Nad siiski on. Seda ei ole veel alla kirjutatud, et piir läheb sealt kuskilt Narva jõe juurest ja kus ta iganes läheb. Kui eludes ei ole paika pandud piirikupitsaid, siis vaenlane saab varastada kõike head, mida Jumal on hakanud sulle andma. Vaenlane valetab ja varastab nii paljude Jumala laste eludest, isegi Jumala tõotusi. Sest see ongi ju vaenlase nimi. Jeesus ütleb vaenlase nimeks varas. Johannese 10:10. Varasi tule muu pärast kui varastama
ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Veel kutsub Jeesus vastast juutidele valetajaks ja valeisaks. Johannese 8:44. Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järgi te tahate teha. Tema on olnud inimese tapja algusest peale, ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja valeisa. Nii paljud kristlased usuvad kahjuks kuradi valesid. Ka poliitilisi valesid. Jumala laps võiks olla ka poliitikas selge nägemisvõimega. Aga see ei ole tänane teema. Püha vaim ütleb meile, mida tuleb teha ja mida mitte, keda uskuda, keda mitte. Ja ka poliitikas. Poliitikat on vaja näiteks kas või sellepärast, kas me peame olema Iisraeli poolt või peaksime olema palestiinlaste poolt. Mina tean, kelle poolt mina olen. Olen aastakümneid oma usuelu noorusest peale olnud Iisraeli poolel. Palun kogu aeg rahu Jeruusalemmale. Enne Kristuse risti löömist peksti teda kohutavalt. Nendes piitsades olid raudkidad sees. Ta peksti verele ja vorpidesse. Inimesed pöörasid oma näo tema pealt ära. Ta oli vait ega avanud oma suud. Ta naelutati raskete sepanaeltega kätest ja jalgadest ristipuu külge. Ta oli vait ega avanud oma suud, just nagu prohvet Jesaja oli ette kuulutanud. Jesaja 53:7. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes oma niitjate ees on vait, nõnda ei avanud oma suud. Veri voolas peksmispingis ja Kolgatal. Ja kurat arvas, et ta on juba võitnud. Aga kurat ei teadnud, et Jeesuse risti Kolgata mäele tõustes tegelikult alistati kõik pimeda tigedad väed. Alistati kogu pimeduse maailm ristisambas, kahe röövli vahel. Pandi paika piirikupitsad. Ta võttis reisus ülemustelt ja võimudelt relvad seal piiri kupitsat kehtestades, seal Kolgatal olles. Ta pani paika sellise piiri, mida kurat ja põrgu ei ole suutnud 2000 aastat teisaldada. See puu maa sees Kolgata mäel, ma olen pannud oma käe Kolgata mäe vastu, öelnud, siin osteti mind vabaks. Kolgata mäel kuulutas Jeesus kogu maailmale, ma maksan hinna kogu maailma pattude, haiguste, eksimuste ja needuste eest. See piirimärk, hind sinu ja minu pattude eest, haiguste, needuste, allakäimiste eest on makstud. See on piirimärk, mida kurat ei saa ära liigutada. Pimedus ei saa liigutada. Ei käesolevad ega tulevad saa liigutada. Sageli on püütud Jeesuse risti eemaldada ka isegi juba moodsamatest koguduse hoonetest. Ei kõlba meie moodsa inimese arhitektuuri. Rist. On püütud isegi jutlustest, kuulutusest välja jätta. Kuulutatakse pehmet ja veretut evangeeliumi, kus ei ole elu, jõudu ega väge. Kristuse rist on tänapäeval see piirikupits. Täna saad sa oma patud andeks. Täna saad sa oma needustest vabaks. Täna saad sa selge nägemise.
täna saab su selg terveks. Täna tervenevad su jalad. Apostel Paulus kirjutab ristist Korintuse linna rahvale 1. Korintuse 1:18, sest sõna ristis on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Te olete kõik pärijad täna siin. Selle pärijad, mida Jeesus meile tõi. Kõik, kes te olete ülekande juures, olete pärijad. Üks mu lemmiklaule, mida Ehvata koor ärkamisaegadel, kui oli Ehvata ärkamine siin Oleviste kirikus, inimesi tuli ette kümnete kaupa altarile peale teenistust. Oli ärkamine. Ehvata koor laulis Jimmy ja Carol Owensi muusikali Kui mu rahvas, If my people. Üks nendest lauludest, mida ikka lauldi, oli pärijad. Pärijad, kõik me Jeesuses. Tänapäeval seda laulu harva, kui kuuleb. Pärijad, kõik me Jeesuses, pärime koos temaga. Tema lapsed, taeva kuninga, püha perekond üheskoos. Kõik me pestud, pühitsetud, tema veri pesi meid. Sündinud pühast vaimust, tema lapsed kuninga. Tema ihu liikmed oleme, tunneme ta armastust. Tema pühadus, see me osadus, jäädav kodu taevas üleval. Osa saame kannatustest, osa saame armust ka. Saame muudetud tema sarnaseks, et kord taevas kohtume. Pea ta tuleb, teda ootame, üles taeva vaatame. Nii ta tõotus, et ta tuleb taas ja meid võetakse taeva ülesse. Seal me koos ta inglitega igavesti laulame. Valitsus taeva laotuses antud kuninga perele. See oli tänane sõnum piirikupitsatest. Sina pärija, hoia oma pärandit. Kui sul on midagi pärandatud, ära müü seda, hoia seda. Kui sul on antud esivanemate maa, ära müü seda, hoia seda. Hoia sulle antud piirikupitsaid. Hoia usku ja tõeks pidamisi. Sest maailmas on piisavalt jõude, kommentaatoreid, kes püüavad lahjendada sinu usku, sinu veendumust, aga me oleme päästmise, tervise ja igavese elu pärijad, mille Jeesus meile ristil on toonud. Ta valmistas meile kõik selle õigusjärgselt. Jeesuse vere tõttu oleme kaitse all. Võime kaitsta oma piirikupitsaid. Kui sa täna ei tea, kas sul on kodu taevas, kas sul on pilet taevasse, siis tule täna altari kaarele. Me palume sinuga. Vaatame koos Golgata ristile. Seal osteti sulle reisipilet. Seal kanti su patud, et sa saaksid vabaks kõigest. Ka sellest, mis sulle öössel ilmub, mis sulle päeval õuduspiltidena tuleb ette. Sa saad puhta südame. Jumala lapse tunnistuse, igavese elu, püha vaimu uuenduse. Saad uueks inimeseks Jeesuses Kristuses. Saad pärijaks. Kutsun sind täna pärandit vastu võtma altarile, aga praegu palvetame. Isa taevas, täna on taeva riigi uksed avatud, isa kodu uksed avatud. Täna võib igaüks, kes on sisse astunud Oleviste kirikusse või raadioaparaadi või ülekandeseadme juures, võib saada patud andeks. Kui sa küsid, kuidas saada patte andeks, siis oma südamega usu ja oma suuga ütle, Issand Jeesus, tunnistan, et ma olen patune inimene. Palun anna mulle mu patud andeks. Puhasta mind. Tee mind õigeks Jeesuse püha verega.
palun pane mu nimi kirja oma taevasesse raamatusse. Pea mind tänasest päevast peale oma lapseks. Täida mind oma püha vaimuga, et ma ei eksiks õiguse teelt ei vasakule ega paremale. Issand, su nimel ma palun, et su tervendav vägi praegu puudutaks neid, kes vajavad tervist. Tervis ja needusest vabanemine kuulub ka sulle. Tõsta oma parem käsi üles, pane vasak käsi haige koha peale või südame peale ja ütle, ma võtan vastu andestuse, tervise ja rahu. Ma võtan vastu vabaduse, ka põlvkondade needusest vabaduse. Mingi needus ei jää minu üle valitsema. Jeesus, su püha nime ja lepingu vere pärast. Ma olen võitja, ma olen pärija ja ma kaitsen oma piirikupitsat Jeesuse nimel. Ma ei lase oma ellu asju, mis hävitavad mind, mis hävitavad mu lähedasi. Ma kaitsen oma vara, omandit, südant, puhast südametunnistust. Ma kaitsen oma kogudust, ma kaitsen Eestimaad. Ma kaitsen sinu äravalitud rahvast ja õnnistan neid. Me palume, issand, rahu Jeruusalemmale, õnnistame juute, kus iial nad on. Palume, et COVID-19 lahkuks kogu maailmast, Eestimaalt ja Iisraelist ja see surmarong lõpetaks reisi. Me palume Jeesuse nimel ka palve, mis on Õlimäe tipus eestikeelsena. Kui sa pääsed Iisraeli, mine Õlimäe tippu. Mina olen käinud seal ja lugenud. Ütle seda koos minuga nüüd. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.